tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks me kardame ebaõnnestuda. Sageli ei ole kõige suurem hirm eksimine ise. Hirm on hoopis selles, mida me arvame, et see meie kohta ütleb. Aga mõnikord juhtub midagi veel kummalisemat. Inimesel läheb hästi, ta saavutab oma eesmärke, teised tunnustavad teda, aga tema ise tunneb, et ta ei ole seda tegelikult ära teeninud. Seda nimetatakse imposteri sündroomiks. Vaatamata nimele ei ole imposteri sündroom haigus ega psühhiaatriline diagnoos. See on psühholoogiline nähtus, mille puhul inimene kahtleb oma võimetes. Isegi siis, kui tema saavutused näitavad vastupidist. Ta võib mõelda, mul lihtsalt vedas. Nad hindavad mind üle ning varsti saavad kõik aru, et ma ei ole tegelikult nii osav. Teiste jaoks võib ta olla edukas. Tema enda jaoks tundub edu, aga juhuslik. Kujuta ette, et alustad uut tööd. Oled läbinud mitu vestlusvooru ning ettevõte valis just sinu. Esimese tööpäeva asemel, et tunda rõõmu, mõtled hoopis. Ilmselt nad eksisid. Keegi teine oleks olnud parem valik. Kohe-kohe saavad kõik aru, et ma ei oska tegelikult midagi. Kas see tundub loogiline? Tegelikult mitte. Aga väga paljud inimesed on selliseid mõtteid vähemalt korra kogenud. Imposteri sündroomi puhul on huvitav see, kuidas inimene oma edu seletab. Kui midagi läheb hästi, mõtleb ta, mul lihtsalt vedas, see ülesanne oli lihtne või mind aitasid teised inimesed. Aga kui midagi läheb halvasti, mõtleb ta koheselt, et näed, nüüd tuli välja, et ma ei olegi piisavalt hea. Edu omistatakse juhusele, ebaõnnestumine iseendale. Ja aja jooksul hakkab see enesehinnangut tasapisi nõrgendama. Kõige huvitavam on see, et imposteri sündroom ei puuduta ainult algajaid. Seda kogevad ka inimesed, kellel on aastaid kogemust. Arstid, õpetajad, teadlased, ettevõtjad ja paljud teised. See näitab, et probleem ei seisne tavaliselt teadmistes või oskustes. Probleem on selles, kuidas inimene oma saavutusi tõlgendab. Aga miks see tunne üldse tekib? Ühte kindlat põhjust ei ole. Teadlased arvavad, et rolli mängivad nii kasvukeskkond, isiksuse omadused kui ka pidev võrdlemine teistega. Kui inimene on harjunud seadma endale väga kõrgeid standardeid või seob oma väärtuse ainult saavutustega, võib tal olla raskem oma edu omaks võtta. Sama võib juhtuda siis, kui võrdleme ennast pidevalt teiste inimestega. Me näeme nende saavutusi, aga ei näe nende kahtlusi, eksimusi ega pingutust. See mõjutab ka vaimset tervist. Kui inimene usub, et tema edu ei ole päriselt välja teenitud, võib ta hakata ennast pidevalt tõestama. Ta töötab rohkem, kui oleks vaja, ei julge abi küsida ning väldib uusi võimalusi, sest kardab, et seekord tuleb tema ebapädevus välja. See võib viia pideva stressi, ärevuse ja lõpuks ka läbipõlemiseni. Mitte sellepärast, et inimene oleks võimetu, vaid sellepärast, et ta ei usu oma võimetesse. Aga mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, kui sul läheb hästi, küsi endalt, mille põhjal see juhtus? Kas tõesti ainult vedamise tõttu? Või mängisid rolli ka sinu teadmised, pingutus ja kogemused? Enamasti on vastus viimane. Teiseks, pane tähele, kuidas sa oma saavutustest mõtled. Kui kipud edu kohe juhuse arvele kirjutama, proovi teadlikult märgata ka seda, mida sina ise selle saavutamiseks tegid. Ja kolmandaks, pea meeles, et eneses kahtlemine ei tähenda automaatselt, et sa ei ole piisavalt hea. Vahel tähendab see lihtsalt seda, et oled olukorras, kus õpid, arened või võtad vastu uusi väljakutseid. See on täiesti normaalne. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Imposteri sündroom ei tähenda, et inimene ei oleks piisavalt hea. See tähendab, et tal on raske uskuda, et tema saavutused on päriselt tema enda töö tulemus. Järgmises videos võtame kokku kogu selle videoseeria ja räägime sellest, kuidas kasvatada enesekindlust. Mitte teeseldes, et hirmu või kahtlusi ei ole, vaid mõistes, kuidas enesekindlust tegelikult kujuneb. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.